Mingis mõttes alustan siis otsast peale. Tere tulemast neile, kes on juba ekraani taga ja tere tulemast neile, kes ühinevad meiega kas järelvaatamises või leiavad selle video kusagilt avarustest. Tänase jutu teema on eesmärk. Eesmärkidega oleme me kõik elus kokku puutunud. Kõik. Kas me seda tajume või ei taju, see on teine asi. Eesmärkide teadmine on väga oluline näiteks spordis. Isegi kui me teeme rahvasporti, isegi kui me teeme mitte sporti, vaid tegeleme kehakultuuriga või seame endale eesmärke, mis peaksid kuidagi olema liigutamise, treenimise, enese paremasse vormi viimisega. Siit tuleb üks oluline märksõna, milleni me kohe jõuame, aga eesmärkide saavutamine on väga seotud ka näiteks koolisüsteemiga. Paneme need asjad kirja. Eesmärk, näiteks kool, näiteks sport. Nii. Ja kuidas me siis eesmärkidega koolis seotud oleme? No, kõige väiksemast ühikust, näiteks koolitunni ettevalmistus. Eesmärk on ju midagi ära õppida. Eesmärk on kuidagi oma teadmisi paremaks muuta. Ja selle eesmärgi, nagu me eelmine kord rääkisime, selle eesmärgi juurde käib selle mõõtmine. Nii. Kuidas me neid eesmärke mõõdame siis koolis? No väga lihtsasti. Aga mõelge näiteks kas või oma klassitunnistuse peale. Mõelge kas või näiteks oma lõpueksamite peale. Seatakse eesmärk, võib-olla isegi mitte meie poolt, sest meie ei mõtle välja seda eksamit või seda programmi, aga meile antakse see eesmärk ette, me nõustume sellega ja me hakkame seda eesmärki tasapisi täitma. Arusaadavalt seda eesmärki mõõdetakse. Ja spordis samamoodi. Nüüd, kui ma tulen tagasi selle juurde, et kui see ei ole tippsport, mis paljudele meist on võõras, me ei tea täpselt, mismoodi need asjad seal käivad, küll aga me oleme kindlasti kokku puutunud sellega, et aasta alguses ma otsustan, et sellel aastal ma liigutan ennast rohkem. Ja siis ma sean endale eesmärgid. Mida see tähendab, et ma liigutan ennast rohkem? Ma panen endale siis kirja sammud. Kui palju samme ma pean tegema päeva jooksul? Ma panen endale kirja võib-olla uni. Selgub, et see on väga oluline osa minu heast enesetundest. Mis ma veel siia võin kirja panna? Mõned inimesed tahavad väga tegeleda oma kaaluga. Aga kaal, kui me lähemalt vaatame, ei ole mitte eesmärk iseenesest, vaid kaal on see, mis näitab, kus me oma eesmärkide täitmisel oleme. Nii. Ja kõik need asjad siin on seotud millega? Õige, muutumine. Kui me seame endale eesmärgi, siis me tahame tekitada mingisuguse muutuse oma elus. Kohe, kui see video on lõppenud ja kui ta laaditakse sinna pilve sisse ülesse, kuhu iganes, siis tekib siia alla lisa ja tekib sinna alla 2 lisa. Ühe lisa nimi ongi muutumise fail ja me vaatame seda muutumist. Vaata, lisa, all, nii. Ja selle muutumise faili juures, mida te praegu veel ei ole näinud, on väga oluline see, et me seame väikesed sammud selleks, et jõuda oma suure eesmärgini. Nii, seame endale sammud. Siin olid ka sammud, aga need on natukene teised sammud. Ehk siis selleks, et üks suur eesmärk enda jaoks arusaadavaks teha. Selleks, et suur eesmärk hakkaks igapäevases elus tegelikkuses toimima. Selleks on vaja seada endale niisugused sammud, mis on iga päev arusaadavad, iga päev toimetatavad. Nii. Muutumine. Aga me rääkisime eelmine kord ka sellest, et kui me seame endale eesmärgi, siis me peaksime endale tegema selgeks,
miks me seda teeme ja kellele me seda teeme. Ma mäletan väga hästi, et me räägime ikka veel ärist, me räägime ettevõtlusest ja me räägime oma väikeärist eriti. Aga kuidas see kõik on siis seotud sellega, et milleks ja kellele, kuhu jäävad Exceli failid, kuhu jääb äriplaan, kuhu jääb see, et meie eesmärk on teenida raha või võlgadest lahti saada või veel midagi niisugust. Üks asi, millega me kursustel ka tegeleme, on see, et need, kes seavad endale eesmärgi, mis ei ole nende muu eluga seotud, peavad tihti kahetsusega nentima, et see eesmärk ei ole saavutatud. Ja miks? Veel üks lisa, mis teile ilmub siia selle tänase lindistuse alla või need, kes vaatavad järelt, leiavad selle juba kohe. Ma soovitan selle siis kohe võib-olla lahti võtta ja vaadata seda nii-öelda kõrvale. Et kui see muutumise ratas, mis meil siin oli, näitab seda, mismoodi see protsess toimub, siis teine fail, mille te leiate siit, on iluring. See on ka üks ratas, aga see on ratas, mis on jagatud 8 osaks. Nii, nii ja nii. Miks 8 osaks? See on üks väga vana tehnika, mida on kasutatud rohkem kui 4000 aastat ja selle on meie teadliku maailma toonud budamungad. Ja 8 on tulnud siis sellest, et kogu budistlik maailm on jagatud 4 ja 8 tsükliteks. Nende mõtlemine ei käi mitte 10 süsteemis nagu meil, vaid nende mõtlemine käib 4-8 niisugustes tsüklites. Ja see ratas, mille te leiate, selle ratta peale on tehtud niisugused väikesed jaotised. Neid jaotisi, tõsi, on 10. Ja miks neid jaotisi on 10, on sellepärast, et kui see tehnika toodi läänemaailma, siis tõepoolest läänemaailma inimene mõtleb 10 süsteemis ja meil on lihtsalt lihtsam, kui küsitakse, ütle meile midagi 5 palli süsteemis, siis tegelikult on see ju 10 süsteem, mille me lihtsalt nagu teeme natukene veel lihtsustatumaks. Niisiis, selle rattal te peaksite hindama, missugune on teie ideaalne elu, kui see on jagatud 8 sektoriks. Ja need sektorid peegeldavadki neid osi teie elus, mis panevad selle elu kokku. Mis on teie ideaalses, teie ettekujuteldavas elus, eesmärgistatud elus, selline olukord, kus te tunnete, et kõik on hästi. Ja sinna juurde kuuluvad sõbrad, perekond, teie kallim või kõige lähedasem suhe. Sinna kuulub karjäär, sinna kuulub raha, sinna kuulub ka see, mida me nimetame hobid, puhkus, oma akude laadimine. Kõik need asjad tegelikult moodustavad teie elu. Ja see ettevõtlusega seotud eesmärk, kui me räägime ettevõtluse eesmärgist, aga ükskõik missugune eesmärk nendest 8 sektorist ei saa toimida lihtsalt muudest sektoritest eraldiseisvana. Kui te selle faili lahti võtate, seda natukene uurite, siis tõenäoliselt mõtlete selle ka ise välja suures plaanis. Aga ma teen ettepaneku järgmisel korral võib-olla uurida neid rattaid, mis te olete ära täitnud. Ma kirjutan sinna väikesed juhendid juurde ja me võiksime järgmisel korral minna siis selle harjutusega edasi. See ratta täitmine on tegelikult 3-osaline harjutus, mida me kursustel ka just nimelt 3-osalisena teeme. Ja siis vaatame, kuhu me sellega jõuame. Nii, aga tagasi selle juurde, et meil on eluring, mis koosneb erinevatest sektoritest ja ma olen neid eluringe teinud umbes 750 oma elus erinevate inimestega. Ja teate, mis selgub? See on nagu meie näpujälg. Igal ühel isemoodi. Ma ei ole veel näinud 2 ühesugust. Ma ei ole näinud ringe, kus ma näeksin, et need 8 osa ja 10 jaotist, ehk siis kui palju võimalusi, tehke kerge matemaatika, et neid erinevaid võimalusi on nii palju, et milleski inimesed alati erinevad. Ja see ongi tore. Aga see on väga vajalik mõistmaks seda, et kui me seame mingi eesmärgi,
siis selle eesmärgi täitmine on seotud selle meie näpujäljega. See ei ole seotud eesmärgi endaga, vaid see on seotud sellega, kuidas see seostub meie eluga ja kuidas see seostub nende muutustega, mida me oma ellu tahame tuua. Nii. Ja nüüd veel kord tagasi selle suurema plaani juurde. Kui keegi tuleb minu kui konsultandi juurde ja ütleb, et mul on eesmärk. No, mis su eesmärk on? Ma tahan palju raha teenida. See on hea. Aga mis on sinu eesmärk? No, ma tahan palju raha teenida. Eesmärgi juures, nagu me rääkisime, peab alati olema võimalus seda muuta. Mina olen kiuslik inimene ja mina küsin kohe selle peale. Aga hea. Mis kuupäevaks? Ja kui palju? Miks ma kiusan inimest ja miks ma küsin niimoodi? Aga sellepärast, et kui me tuleme tagasi siia, siis kui sportlane ütleb, et mul on eesmärk. No, mis su eesmärk on? Ma tahan kiiresti joosta. Me küsime automaatselt, kui kiiresti? Kui pikka maad? Kas sa oled maratoni jooksja või sprinter? See küsimus tundub nagu päris loomulik. Aga kui me räägime ärist ja kui me ütleme, et me tahaksime palju raha teenida, siis tundub see just kui üleliigne küsida, kui mitu, mis kuupäevaks. Kui me räägime koolist, kui lapsed lähevad esimesse klassi, siis nad ütlevad oma õpetajale tõesti võib-olla niimoodi, et miks sa tulid kooli, kui keegi küsib, ma tahan targaks saada. No nii, et tarkust me ei saa muidugi niimoodi mõõta, et me ütleme, no mitu tarkuse ühikust sa tahaksid siis 10 aasta jooksul näiteks enese sisse panna. See on protsess ja see on natukene teistsugune. Aga siiski, nagu me alguses rääkisime, ka seda me hakkame mõõtma väikeste sammudega. No nii. Eesmärgi puhul on veel üks oluline asi. Kui me räägime niisugusest eesmärgist, mida me mõtleme, et me hakkame nüüd täitma, väga tore, nii, siis veel ühe ideena siia muutumise juurde tuleb see, et ka eesmärk ise võib muutuda. Kui me rääkisime sellest, et see on protsess ja see on tegemist on siin muutumisega, siis veel üks fail, mille ma vaatan, kas mul õnnestub panna see sellises formaadis teile siia alla, nagu ta peaks olema, aga kui ei, siis räägime sellest mõnel järgmisel korral. Kui me mõtleme välja, et me oleme täna siin punktis A ja meie eesmärk on jõuda näiteks punkti Z. See on meie eesmärk. Nii. Siis siin nende väikeste sammude juures hakkab meie elu muutuma. Ja see elu hakkab niimoodi muutuma, et kui me võtame võtame siis ükskõik millise nendest eesmärkidest, mis siin võisid olla, siis ütleme näiteks tõesti, et minu suur eesmärk on oma elukvaliteeti parandada. Ja selles mõttes oma isiklikku elukvaliteeti parandada, et õhtuti ei tule uni peale, vaatan 3 seriaali, ikka ei tule uni peale, mul on ülekaal, tegelikult hakkab juba nagu vaikselt tervise peale. Jah, ma olen mõelnud, et võiks nagu rohkem liikuda, aga ma ei tee seda sellepärast, et väljas on külm, väljas on vihm, väljas on veel midagi ja mul ei ole õigeid tossusid ja nii edasi. Aga kui me nüüd alustame sellega, kui me tõesti seame endale väikesed eesmärgid, mitte et ma tahan rohkem liikuda, vaid ma konkreetselt ütlen, mitu sammu täna peaksin tegema, hakkan seda mõõtma. Ja kui me teeme seda järjepidevalt ja see fail, mida ma lubasin teile, see fail sellest räägibki või seal on graafik ja seal on siis teksti osa, siis mis hakkab juhtuma on see, et tegelikult meie elu hakkab muutuma mitte selle eesmärgiga seotult, mille me esialgu endale panime, vaid tegelikult mitmed asjad siin meie ümber hakkavad muutuma. Meie enda mõtlemine hakkab muutuma.
meie enda arusaamine sellest, miks me seda teeme, kellele me seda teeme ja mis siin ümber on muutumas, see hakkab muutuma. Võtke ja proovige seda. Ja see tehnika, mida veel kord ma ütlen, et need abifailid võivad abiks olla, aga kirjutage palun oma küsimused, kui sellega seoses on küsimusi, kuidas täpselt seda teha, mis need sammud olid, mismoodi see endale eesmärgistada, siis kui me oleme oma esimese väikese finišini jõudnud, oma esimese väikese verstapostini jõudnud, siis me märkame, et meie enda sees on midagi muutunud. Meie enda olekus on midagi muutunud, meie enda vaadetes sellele, kuhu me suundume, on midagi muutunud. Ja kui mul kursusel inimesel mis ma nüüd teen? Ma arvasin, et mul on eesmärk ja nüüd, kui ma olen jõudnud 1/3 peale, siis mulle tundub, et see eesmärk ei ole enam see eesmärk. Siis on asi tegelikult käima läinud. Siis on tegelikult protsess alanud. Sest eesmärk ei olegi iga kord see eesmärk saavutada. Me sinnapoole ka peame püüdma, aga eesmärk on tekitada muutus iseeneses ja oma elus. Ja kui te hakkate nüüd täpsemalt kirja panema, et mis need muutused peaksid siis olema, need väikesed muutused, need väikesed sammud, mida te tahate siin ellu kutsuda, siis mõelge sellises skaalas. Võtan jälle järgmise pliiatsi, siis on paremini näha. Mõelge sellises skaalas. Ja see töötab mitte ainult eesmärkide puhul, see töötab mitte teadvustatult ka mitmesuguste muude elujuhtumite puhul jälle. Mõelge selle üle, räägime sellest tulevikus. Aga niisiis, et kuidas siis need sammud paika panna? Mõelge, mida oleks vaja selleks teie ellu juurde tuua, et see väikene samm siin juhtuma hakkaks? Jälle, ärge võtke liiga suurt tampsu, võtke väikene sammukene, mida oleks vaja juurde selleks, et see samm juhtuma hakkaks. Ja see peab olema midagi, mida teie teete, mis lähtub teist. Järgmisena mõelge, mida oleks vaja vähendada. Mida on liiga palju praegu teie elus, mis blokeerib seda muutust, mida te tahaksite oma ellu tuua. Nii. Mis on puudu? Mida üldse ei ole teie elus praegu selleks, et need sammud saaksid juhtuda? See võib midagi väikest olla. Ma toon kohe näite ka. Ja mis on see, mida peaks tegelikult oma elust üldse välja viskama? Need võivad olla mingisugused suhted. See võib olla mingisugune harjumus. Mõelge selle üle. Mis on see, mis takistab teil liikumast oma suure eesmärgi poole väikeste sammudega? Mis see on, mille peaks üldse oma elust eemaldama? Mis see on, mis on praegu teie elust puudu, aga mis on oluline komponent selle muutuse tekitamiseks? Mida on liiga palju? Võiks vähendada. Tavaliselt liigub see ikkagi nagu aja ja oma sisemiste energiaressursside kasutamise juurde. Ja mis on see, mida peaks juurde tooma? Mida ei ole praegu? Miski, mis on tasapisi märkamatult teie elust võib-olla välja vajunud. Jälle need võivad olla suhted. Otsige üles oma partnerid, otsige üles need inimesed, kelle käest te tavaliselt saite hea tuju, säravad mõtted, mingisuguse uue särtsu oma ellu. Otsige need inimesed ülesse. Mõelge selle ringi peale. Töötage sellega. Ja veel kord, kui soovite sellest täpsemalt rääkida või kui te soovite sellest minuga isiklikult rääkida, palun kirjutage, joonistage, võite ka häälena rääkida, kuulan kindlasti. Nii. Ja need, kes ootasid, et me täna seame väga täpsed eesmärgid, väga täpsed sihid selleks, kuidas oma ettevõtte edukaks teha, neil tuleb oodata järgmise korrani. Sest järgmisel korral minu ettepanek, kui te ei tee muid ettepanekuid, on minna selle sama teemaga edasi ja rääkida tõepoolest sellest,
et kuidas seada konkreetseid, täpseid, teostatavaid eesmärke oma äri edendamiseks ja kuidas nendeni väikeste sammude, aga pidevate ja tulutoovate sammudega, kuidas nendeni jõuda. Selleks on jälle olemas paar lihtsat tehnikat. Me peame need endale meelde tuletama ja hakkama neid lihtsalt tegema. Veel üks asi, selle külmaga ärge unustage kuum vesi, sidrun, super. Õhtul väikene tilk. Kas head Gruusia tšetšat või kontroud või mis iganes teile endale meeldib, natukene sinna sisse. Praegu ei ole õlle joomise või veini joomise aeg. Nii. Ja tänaseks võib-olla olemegi siis sellega lõpetanud, aga ma lubasin teile ka, et ma räägin teile oma ühest väikesest sammust. Meil on veel paar minutit aega ja siis ma teen seda. Minu väikeste live-esitluste, kuidas öelda, väline külg on saanud palju kriitikat. Kriitika ei ole alati hea, aga kriitika ei ole ka alati halb. Ja mina olen otsustanud, et see kriitika peab olema edasiviiv ja see kriitika peab olema meid kõiki oma järgmistel kohtumistel abistav või aitav. Tähelepanelikumad on juba märganud mida? On märganud, et mul ei kuku enam prillid eest ära. Ma käisin tõepoolest, nii nagu ma lubasin, selle kriitika peale, et on mõned asjad, mida ma saan parandada oma väljanägemises ja mõned asjad, mida ma saan parandada oma esitluse ajal ja üks nendest oligi prillid. Ja teate, ma olen sellest väga palju võitnud. Sest selgus, et mu silmad vajavadki ravi, selgus, et ma vajangi teistsuguseid prille ja selgus, et tegelikult on väga mugav, kui need prillid ei kuku sul kogu aeg nina peale või need sangad, mida on 3 korda parandatud, ei ole harali ja ei sega sul elamist ja tööd. Ma loodan, et need prillid on nüüd moodsamad. Igatahes on nad väga palju mugavamad ja igatahes näen mina nendega palju paremini. Ma näen ekraani peale, ma näen teid, ma näen tahvli peale. Ma saan sellega teksti lugeda. Suurepärane. Nii, esimene väikene samm. Teine väike samm, mille ma olen lubanud järgmisena teha, on see, et ilmselgelt ei ole siin valgusega asjad hästi. Ja kui ma tagantjärele vaatan neid salvestisi, siis ma näen, et nad on väga ähmased. Ma tahaksin, et nad oleksid professionaalsemad. Jälle, mul on eesmärk. Mul on üks väikene eesmärk. Ma tahan olla professionaalsem. Mitte ainult enda jaoks, vaid ka teie jaoks, et neid oleks mugavam vaadata. Nii, mida ma selleks tegema pean? Ja nüüd ma teen niisuguse väikese jaotised enda jaoks ja hakkan mõtlema, et mis on need asjad, mida mul on vaja selleks, et see asi juhtuks. Läheme jälle siia selle väikese tabelikese juurde. Nii, prillid. Tehtud. Check. Parem varustus. Jälle parem varustus. Ma löön selle lahti ja vaatan, kui palju ma pean selleks muutma. Et tekiks väikene muutus siin. Mis on need asjad, mida mul on vaja juurde? Ma pean õppima neid kasutama. Kõigepealt ma pean nad hankima. Mul peab olema selleks, eks ole, raha. Mul peab olema selleks teadmisi, mitte ainult raha. Ma pean ka teadma, mida ma pean ostma. Ja uskuge, selle teada saamisega on aeg-ajalt päris keeruline. Sellest räägime ka kunagi. Nii. Siis ma pean need asjad tõepoolest tellima, paika panema, ühendama. Väga hea. Teeme need asjad ära. Mis on veel need asjad, mis võiksid neid väikesi esitlusi teha professionaalsemaks või teha paremaks? Vaat niimoodi panete oma väikesed sammukesed kirja, mida on juurde vaja, mida on vaja vähendada, mida on vaja üldse ei ole, aga on vaja juurde, mida tegelikult ei ole vaja. Sellega võiksimegi täna lõpetada ja veel kord, uurige neid lisafaile. Valele poole keerasin. Järgmisel korral võtame uuesti ette eesmärgid ja hakkame vaatama, kuidas me ettevõtluses
oma väikeettevõtluses konkreetselt paneme paika eesmärgid. Millistest